Täpselt samuti, nagu talv on meile raske aeg, on pime aeg kõige raskem taimedele. Sellepärast tuleb tõsta orhideed kindlasti võimalikult lähedale valgusele, akna peale. Aga kui õhutate tuba, siis päris kindlasti tõstke nad jälle eemale, et külm õhk ei tuleks peale ja taimi ära ei tapaks. Teine asi, mis on väga keeruline alati ja millega kõige rohkem orhideesid tapetakse, on õige kastmine. Ei tapeta õige kastmisega, vale kastmine. Tähendab, kõige lihtsam, kuidas on taime eest hoolt kanda, kui te võtate kätte ja tunnete, et see pott on kerge, siis on paras aeg ta kasta märjaks. Kui valaksite vett peale, siis vesi voolaks välja, sest siin poti sees on peaaegu puru ainult. Sellepärast on kõige parem võtta see pott ja asetada toasooja, seisnud vette niiviisi, et näete, õhumullid tulevad kõik pinnale ja pott täitub veega, aga siiski ei tasu teda vette kauemaks jätta kui mõneks minutiks. Siis võtate poti välja. Pott on raske, üleliigne kastmisvesi tilgub potist välja ja kui vesi on juba välja tulnud, asetate ta oma alalisele kasvukohale ümbris potti või kus ta just parasjagu elab. Ja seda protseduuri ei tasuks korrata enne, kui pott on uuesti kergeks tõmmanud. Keskmiselt on see umbes kord nädalas, oleneb teie toa soojusest. Talvisel ajal ei tasuks orhideed väga väetada, kuna on nii pime, siis taim sellest kasu ei saa. Ja kui väetada, siis kord kuus, igal juhul mitte tihemini. Sageli küsitakse, mida ma teen, kui mu orhidee on ära õitsenud. Tal ei ole enam õisi. Siis võite kas selle õisikuvarre lühemaks lõigata alumise õialt. Ja siit külje pealt hakkab taim ajama uusi õisi ja õisikuvarsi. Sellel varrel on see eriti hästi näha, kuidas hakkavad tulema uued õisikuvarred. Kui te kogemata lõikate õisiku päris ära, veel rohelise ja elava, ei juhtu sellest ka midagi, sest nagunii tuleb uued õied tulevad järgmise lehepaari vahelt kuukinga puhul. Ja kui teid häirib pikk vars, võib taju lühemaks lõigata. Kui ootamatult selgub, et orhideedele on kummaline hallituse sarnane kleepuv asi tekkinud, siis tavaliselt on süüdi selles vildäid ja vildäi tõrjeks parim mürgipreparaat on Actara, mida tuleb kasutada ka vastavalt sellele, nagu on siin kirjas ja korrata protseduuri umbes 10 päeva pärast 2 korda. Kui te olete kauplusest valinud või kellelegi kingiks valinud orhidee, siis ärge jalutage temaga külmal ajal mööda linna ringi ega ärge jätke teda autosse mõneks tunniks külmal ajal. See taim saab kannatada ja ta jääb kodus põdema või sureb ära.